Mina olen Liis Kadastik-Keerme ja räägin täna une teemal, millest siis selline pealkiri, ladinakeelne väljend otium reficit vires, see siis eesti keeles on puhkus kosutab jõudu. Et mõtte selliseks pealkirjaks sain jalutades Tartus Toomemäel, et ilmselt kõik ka teate seda vaadet, tunnete, ilus vaade, kui minna Lossi tänavat mööda endise sünnitusmaja suunas, siis te näete Ingli silda ja seal on seesama väljend kirjutatud. Puhkus kosutab jõudu. See sild 2 sajandit tagasi valmis saanud. Seal ühel silla poolel on esimesele rektorile pühendatud bareljeef Parole ja teisel pool ongi siis see kena väljend, mis siis kutsub Toomemäele puhkust hinge kosutama. Ja mulle tundus, et uni on sobilik siin mängu tuua, kuna ka uni toob puhkust või leevendab meie vaimu, meie füüsist, annab jõudu. Ja et oleks veel silmale ilus vaadata, et uni on midagi müstilist, midagi väga salapärast, aga tegelikult ülitavaline seisund, mida me kõik vajame, mida me kõik teeme. Erinevad kunstnikud on und kujutanud või magavaid inimesi erinevalt siin kujutanud, ka siis Chagall'i poolt selline väga müstiline pilt, kus siis üks magav inimene on sinise teise inimese embuses, või Van Goghi maalitud pilt, kus siis talu või põllumehed puhkavad pärast rasket tööd, või Toulouse-Lautrec'i pilt, kus on kujutatud siis väga tavalisena magavaid inimesi. Et mis seisund see selline siis üldsegi on, see uni? Et ta on üks seisund, mis on füsioloogiline, ehk siis me kõik vajame und ja ta on väga vajalik. Et me talume veepuudust, söögipuudust paremini kui unepuudust. Ja uni ei ole lihtsalt see, et me ei ole ärkvel ja me ei võta vastu välismaailma aistinguid, vaid tegelikult on väga aktiivne tegevus meie ajus, mis koosneb eri faasidest ja mõnes faasis on aju vähemalt sama aktiivne kui ärkvelolekus, nii et ta ei ole sugugi passiivne seisund. Keskset rolli selles, kas me suudame uinuda, mängib taalamus. See on siis sügaval ajul paiknev närvirakkude kogumik, ta on siis paariline, et teda koosneb siis 2 poolest. Ja päevasel ajal meie kehas, täpsemalt siis meie ajutüvest toodetakse selliseid aineid, mis hoiavad taalamuse avatuna ja nii me siis nagu ütleme siis aistingud väljast poolt läbi taalamuse jõuavad ajukoorda ja me teadvustame. Aga kui tuleb uneaeg, räägin lähemale või? Zoomi jaoks, jah? Ahah, okei. Ma ei tea, see praegu oli see koht. Kui saabub uneaeg, siis taalamuse väravad justkui sulguvad ja me ei võta enam signaale vastu välismaailmast, välja arvatud siis tugevad helid, mis meid üles äratavad. Nüüd, milleks üldse uni vajalik on? Et ilmselt kõik olete kogenud, mõnikord ei saa magada või öö läbi üleval olnud, et enesetunne teisel päeval on üsna vilets, sest et see uni taastab meie jõuvarud, ta tagab selle, et me suudame olla füüsiliselt aktiivsed, vaimselt aktiivsed, et meeleolu oleks korras, ei oleks liigselt ärevad ja ta on ülivajalik ka meie mälu jaoks, sest just une ajal, pärastpoole ma natuke räägin, millises unefaasis toimub just päeval kogetu nii-öelda läbi sorteerimine, analüüsimine, talletamine, kinnitamine, et ta soodustab siis ka sellist õppimist. Unevajadus on vanuseti
väga erinev ja mida vanemaealisemaks inimene saab, üldiselt seda vähem ta und ka vajab. Et vastsündinud magavad vähemalt 16 tundi, esimese eluaasta lõpus on see juba vähenenud 12 tunnile, noorukitel kuskil 9 tundi ja täiskasvanutel 7-8 tundi ja vanemaealistel see võib olla ka 7-8 tundi, aga enamasti ta on ikkagi natukene vähem, see unevajadus, natukene väiksem. Ja ka loomariigis kõik loomad sipelgast elevandini magavad mingil moel. Miks mõned loomaliigid magavad vähem, miks mõned rohkem, et ega seda ei teata. Meie inimese liik on just siis nende loomadega sarnases reas, kes vajavad väga palju und. Püüton ja nahkhiir vajavad veel rohkem und. Ja kaalkirjak on siis sellise väga väikse unevajadusega ja korraga magabki tõesti selline mõned minutid ja siis on jälle ärkvel. Nüüd une ehitusest. Laias laastus me võime jagada und selliseks 2 nagu alatüübiks. Mitte REM-uni. REM tuleb siis ingliskeelsest väljendist rapid eye movement ehk siis kiired silmaliigutused ja see mitte REM-uni on siis unefaas, kus ei toimu kiireid silmaliigutusi ja see moodustub enamuse unest, kokku ligi 80%. Ja siis teine põhilisem unetüüp on siis see REM-uni, kus on siis kiired silmaliigutused ja see moodustab alla veerandiku unest. Mitte REM-uni omakorda veel jaotub 3 selliseks staadiumiks. Kõigepealt kui me unne libiseme, siis ajulained, mis ärkvelolekus on sellised väga kiired ja kaootilised, need muutuvad aina rahulikumaks, meie vererõhk langeb, kehatemperatuur langeb, aga võivad olla sellised silmade nagu pöörlemised. Keha lõtvub, kuni me siis jääme päris sügavasse unne ja see on see unefaas, kui inimest on kõige raskem üles äratada. Ja nüüd siis kiirete silmaliigutustega uni on siis selline unefaas, kui meie keha on justkui halvatud. Et ajutüvi saadab selliseid signaale, et seljaajust igasugune info puudub, et me ei suuda siis selle unefaasi all üldse liigutada oma käsi, enda jalgu, ainuke, mis liigub, on silmad. Ja see unefaas ongi ülioluline meie mälu korras hoiuks. Ning see on siis unenägude nägemise faas, kui me näeme väga sürrealistlikke asju, mis päevasel ajal, kui selliseid asju ette kujutada, siis need viiksid meid võib-olla psühhiaatri või psühholoogi juurde, et need on nii jaburad asjad, mida me võime näha, et see siis toimub selle REM-une ajal. Ja nüüd veel natukene tähtsusest, et erinevatel unefaasidel on erinev roll. See mitte REM-uni, mis siis see mitte kiirete silmaliigutustega uni, et selles faasis meie keharakud, meie närvirakud taastuvad ja uuenevad, meie haigused, meie haavad paranevad, meie immuunsus tugevneb. Ja mis on eriti oluline on see, et teatud hormoonide süntees toimub ja see on siis ütleme noorukitel lastel siis väga oluline, kuigi see kasvuhormooni vabanemine on läbi eluea oluline. Ning REM-uni, nagu juba sai öeldud, et see on siis see mälu kinnistamine, kus siis oluline jäetakse, talletatakse, ebaoluline pudi-padi visatakse peast välja. Et selle jaoks on see unefaas ülioluline. Mis siis juhtub, kui me ei saa magada mingil põhjusel? Meie vastupanuvõime nakkushaigustega halveneb. Me jääme kergemini haigeks, võtame kergemini erinevaid selliseid viiruse nakkuseid külge. Meie põletikud paranevad viletsamalt, haavad. Me oleme närvilisemad, me ei võib-olla ei kohane närvilistes situatsioonidega väga hästi, oleme pinges.
meie meeleolu on halvem, meie mälu on halvem ja me oleme päeval väsinud, unised, ei suuda keskenduda ja sellega kõige eelnevaga seoses ka on traumade risk suurem, kukkumiste risk ja elukvaliteet on halvem. Nüüd mõned soovitused, mis on selles mõttes tegelikult väga lihtsad, mida siis võiks järgida, et minna voodisse siis, kui oled päriselt väsinud ja proovida, et see oleks suhteliselt ühel ajal, iga päev, sõltumata, kas on tööpäev või nädalalõpp, ärgata ka suhteliselt samal ajal. Päeval palju liikuda, soovitavalt siis värskes õhus ja magamistoa tingimused võiksid olla ka sellised unesõbralikud, et pigem ikkagi jahedam tuba, hämar, et ei oleks mingeid segavaid faktoreid. Ja võiks olla igal inimesel enda mingi magama mineku rutiin, kas see on siis raamatu lugemine, aga ilmselt mitte liiga põneva raamatu lugemine, mis siis võib-olla erutab just üles, selline meeldiv lugemine, mitte ka võib-olla liiga häiriva filmi vaatamine ei ole ka väga hea või tülitsemine elukaaslasega või lapsega ka ei ole hea õhtusel ajal. Et pigem selline, et oleks meeldiv ja hea kodus olla. Mis siis on need nipid, mida vältida? Mitte jääda voodisse und ootama, mitte väherda tunde seal voodis, mitte juua siis peale lõunal kohvi või muid stimulante tarvitada, ka alkohol, sigaretid ei ole hea une seisukohalt ja paljude muude asjade seisukohalt. Ei ole hea õhtul süüa rasvaselt tugevaid vürtsikaid toite, et pigem selline kergem heine, sai või sellised lihtsasti seeditavad. Ei ole hea voodis kindlasti mitte selliseid tehisvalgusega seadmeid kasutada, ka kas või telefoni võiks panna voodist eemale ja voodis töötamine ja televiisori vaatamine, et need kindlasti ka võiks vältida. Selline uinumist soodustava harjutusena olen siia välja toonud sellise ütleme nagu tehnika, stiimuli kontroll, mille järgi siis ongi seesama, mis ma juba enne mainisin, et voodis ikkagi minna siis, kui olete tõesti unine ja kasutada voodit ainult magamiseks või siis intiimeluks, aga mitte teisteks tegevusteks. Ja kui kuskil 20 minutit inimene ei uinu, 20-30 minutit, siis tõuse ülesse ja tee midagi muud. Mine teise tuppa, see ei pea olema pikka aeg, kui sa midagi muud teed, aga kas see siis on lihtsalt kerge jalutuskäik või vaatad õue või loed raamatut või jood natukene ja lähed uuesti voodisse siis, kui tunned end unisena ja võib juhtuda, et ühe öö jooksul peab täiesti mitu korda niiviisi tulema püsti ja siis jälle pikali, aga tegelikult see tasub ära, et ta siiski soodustab magama jäämist. Hingamisharjutused, mida tegelikult ei pea rakendama ainult unega seoses või uinumishäirega, vaid päevasel ajal ärevuse korral, need ka lõõgastavad ja aitavad sellist nagu ärevust vähendada, et kui olete ka märganud, kui inimene on pinges, pabistab, siis ta hingamine on kiire ja hästi pindmine ja sellist korralikku hingamist ei toimugi ja see võib tegelikult suurendada värinaid, sellist ärevat tunnet, halba enesetunnet, et tasub täiesti teadlikult oma igapäeva ellu tuua sellise hingamisharjutuse, et teha mitu korda päevas, seda võiks teha tsüklitena, et hingata nina kaudu sisse mõne sekundi jooksul ja hoida natukene hinge kinni ja siis hingata suu kaudu, võib täitsa pahinal välja hingata. Ja seda võiks teha järjest siis näiteks 4-5 tsüklit ja päeva jooksul korduvalt. Ja mõnikord võib tunda sellise sügava hingamise järel, et pea käib rohkem ringi ja võib minestamise tunnet, et siis võib-olla on mõistlik seda teha istuvas asendis, et ei kukuks ümber.
Lihaste progresseeruv lõdvestumine, see on ka väga levinud selline üks nagu ka teraapia võte, kasutatakse ka ärevuse maandamisel, aga võib ka täiesti ka teadlikult enda päevarutiini võtta, teha seda näiteks 1 või ka rohkem kordi päevas, seda võib teha nii istuvana kui pikali või ütleme ükskõik kus. Seda väliselt ju väga ei näe teised inimesed, et teadlikult pingutada lihasgruppide kaupa läbi kõik oma lihased, näiteks alustada siis labajalgadest, pingutada 2 labajalga kõvasti niiviisi krõnksu, hoida kinni ja siis lõdvestuda ja tõesti võtta selline pikem lõdvestumine, et sa kohe tunnetad, kuidas need lihased lasevad nagu pinge väljub neist, et keskenduda nendele lõõgastavatele lihastele. Et päeval võib täiesti mitu korda teha, võib teha ka õhtul voodis olles, kui just tulevadki mingid ärevad mõtted või ei suuda pead mõtetest tühjaks teha, et siis teha see harjutus läbi ja tegelikult on võimalik täiesti neid ärevaid mõtteid eemale lükata. Nüüd vanemaealiste uni muutub, et see on normaalne, et ta muutub, et ta ei ole sama, mis ütleme, ta ei ole kindlasti sama, eks mis imikutel või lastel, aga ta on natukene ikkagi ka muutub siis keskeas inimestega võrreldes. Et muutub nii kvantiteet kui kvaliteet, et on see, et me jääme hiljem magama või vastupidi, me jääme varem uniseks eakatena. Ja hommikul läheb uni sageli liiga vara ära. Väheneb selle kosutava sügava unefaasi hulk, see oli siis mitte REM-uni. Ja tegelikult mitte REM-une, see 3. faas, kus on see kõige sügavam uni, kui inimene ei ole äratatav. Selle hulk väheneb ja väheneb ka siis REM-une hulk või kestus. See on siis mälu jaoks vajalik unefaasi hulk. Ja samal ajal siis kasvab pindmise une hulk, ehk siis, et uni ei ole juba oma sellise ümberkorralduse mõttes nii kosutav, kui ta on nooremas eas. Ja vanemaealistel on rohkem ka noorskamist, unes sellist vähkremist, et ka need ju vähendavad sellist nagu kvaliteetset und. Ja kokkuvõttes ka siis see kestus, mis me sellist reaalset und saame või see une nagu aeg, mis me voodis veedame selleks, et kui me magame, et see väheneb. Nüüd unehäired on ülisagedased nii tavapopulatsioonis, Parkinsoni haigetel, teiste igasuguste krooniliste haiguste korral. Et ligi pooltel üle 65-aastastel inimestel on ikkagi mingit sorti unehäire, naistel sagedamini. Ta ikkagi viitab mingisugusele allasetsevale muule probleemile, kas see võib olla ka näiteks ärevus või hoopis depressioon, või ta on mingisuguse kroonilise muu neuroloogilise haigusega kaasnev või muu haigusega kaasnev. Aga tegelikult võib eakas inimene magada ka sama hästi kui noor, et see ei ole siiski nii, et kui on vanem inimene, et siis ta kindlasti peab halvasti magama. Nüüd Parkinsoni tõbi ja uni. Et mina oma teadustöös natukene käsitlesin või uurisin ka unehäireid, et need on mittemotoorsed väga levinud sümptomid, ehk siis selles mõttes mittemotoorne, ehk siis mitte see, mis on meie liigutamistega seotud, nagu on siis Parkinsoni patsientidel on sage liigutuste aeglustumine või siis värinad või tasakaaluprobleemid, et ta siis kuulub nende mittemotoorsete sümptomite hulka ja esines ka selles minu uuringust sellisel üle 90% uuritavatest. Et erinevaid unehäirete liike on, kõige levinum on siis unetus ehk insomnia. Väga sage, küllalt sage on siis ka see REM-une käitumishäire, rahutute jalgade sündroom, uneapnoe ja päevane liigne unisus. Need on siis sellised Parkinsoni tõve korral kõige sagedamini esinevad unehäirete liigid. Ja järgnevatel slaididel ma natukene igast ühest räägin põgusalt ka.
ja ilmselt on mõistetav, et elukvaliteedile need unehäired mõjuvad halvasti. Nüüd siis see unetus, et kõige levinum unehäireliik, tal on 4 sellist põhilist kaebust, ei pruugi neid kõiki olla korraga, et on raske magama jääda inimesel või ta ärkab korduvalt öö jooksul ülesse, ta ei saa siis nagu und säilitada. Uuesti on raske siis uinuda või ta ärkab liiga vara hommikul ülesse. Ja tagajärjeks on loomulikult see, et inimene on päeval väsinum, vähem siis tegutsemisvõimeline ja elukvaliteet viletsam. Nüüd Parkinsoni tõve korral, kui proovida mõelda, et mis siis seda unetust Parkinsoni tõvega patsientidel võib anda või mida tasuks siis üle vaadata, on osad ravimid võivad soodustada. Kui inimesel on valud, siis see võib-olla ei lase magama jääda. Kui on öösel vaja sageli tualetis käia urineerimise pärast, see häirib und. Või kui on fooniks ka hoopiski teine unehäireliik, kas siis näiteks rahutute jalgade sündroom või uneapnoe, et see põhjustab unetust. Või siis on selline nagu vastastikune mõju, et Parkinsoni tõvest endaga seotud sümptomid, liigesjäikus, tree, värin, et need võivad siis omakorda nagu soodustada unetust ja samal ajal unetus ise võib süvendada neid Parkinsoni tõve nähtusid. Või on fooniks hoopiski psühhiaatrilised probleemid, ärevus, depressioon, paanikahood, et need võivad soodustada unetust ja samal ajal unetus ise võib siis süvendada neid probleeme. Aga no igal juhul lõpptulemuseks on see, et inimese elukvaliteet sellega seoses võib langeda. Need unetuse ravi esimesel kohal on ikkagi siis mitte medikamentoosne lähenemine, et unehügieen üle vaadata, lõdvestumistehnikat õppida ära ja hakata neid rakendama, jälgida, et päeval ei oleks liigset magamist, et päeval on hea magada natukese haaval, et selline umbes 30 minutit, aga pigem see võiks jääda päeva esimesse poolde, mitte õhtusesse aega, sest muidu ta jälle ei lase õhtul magama jääda või öösel magada ilusti. Ja suureks abiks võib olla ka kognitiivkäitumislik teraapia, mida siis viivad läbi kliinilised psühholoogid ja psühhiaatrid. Nüüd ravimitest une korral käsimüügis saadav melatoniin võib olla üheks variandiks, millest alustada, kui ei ole piisav siis need mittemedikamentoosned ravivõtted. Siis on und soodustava toimega teatud antidepressandid ja antipsühhootikumid ja neuroloogidena võib-olla siis uinuteid me üliharva, kui üldse, kirjutame patsientidele, ja ka siis ka pigem minimaalses annuses ja lühiajaliselt, et uinutid pigem ei ole pikaaegseks tarvitamiseks, vaid siis sellises ägedamas perioodis või nad on siis olemas, kui on tõesti hädaabi, et mõnikord võtmiseks. Nüüd teine levinud sageduselt teine üldpopulatsioonis on siis obstruktiivne uneapnoe ehk siis olukord, kui une ajal inimesel tekivad sellised vähemalt 10-sekundilised nagu hingamisseiskused, kui hapnik ei liigu edasi hingamisteede kaudu. Selle tagajärjeks on siis see, et häirub see loomulik unerütm oma faasidega, mis perioodiliselt normaalselt vaheldub ühel ööl, siis võib-olla 5-6 tsüklit käib läbi. Uneapnoe korral see unestruktuur on häiritud ja inimene on hapnikuvaeguses, päeval võib-olla liigselt unine ja võib-olla inimene ise ei teagi, et tal on selline asi öösel, et hoopiski tema voodipartner märkab selliseid nagu hingamispeetuseid. Ja selline probleem võib olla tegelikult väga tõsiste tagajärgedega, tõsta südameinfarkti, ajuinfarkti riski, vererõhutõve soodustav tegur ka. Et uneapnoe riskiteguriteks on norskamine, meessugu, naistel siis postmenopaus,
liigne kehakaal, selline juba võib-olla siis nagu jäme kael, see on siis sagedamini ongi meestel, neelupiirkonna pehmete kudede selline ülekasv või liigne vohamine, soodustavad ka alkoholi tarvitamine ja suitsetamine ja rahustite tarvitamine. Et uneapneat diagnoosib arst, et patsiendilt esitatud või patsienti kaebuste põhjal, pluss siis unekliinikus tehtava uneuuringu, polüsomnograafilise uuringu põhjal. Ja ravi on tal olemas, et üks asi või väga oluline on inimese enda elustiili ülevaatamine, aga on kirurgiline ravi, on võimalik sellist positiivset õhurõhuaparaati kasutada, teatud medikamentoossed ravimid, et see on igal juhul lahendatav koos siis vastava eriala spetsialistiga. Nüüd rahutute jalgade sündroom, üldpopulatsioonis on ta 3. levinuim unehäire, 5–10% täiskasvanutel, esinemissagedus kasvab vanusega, et see on siis see olukord, kui magama jäämise eelselt inimene tunneb sellist piinavat sügelust, kuumatunnet, hõõrumistunnet jalgades, mida ei leevenda miski muu kui jalgade liigutamine või püsti tõusmine ja niiviisi nagu astumine. Et siin samamoodi tagajärjeks on see, et häirub normaalne une selline arhitektuur, uni on pindmine, katkendlik, inimene võib olla sügavas unepuuduses ja päevasel ajal kurnatud. Ta on seotud dopamiiniga, dopamiini ainevahetusega ja seotud ferritiiniga ja diagnoos on kliiniline, et ehk siis spetsiaalseid uuringuid tegema ei peagi. Ja ravivõteteks on siis needsamad unehügieeninipid, mis on, ütleme siis tõesti igasuguste unehäirete korral abiks, toitumise ülevaatamine, vajadusel raua kasutamine, füüsiline aktiivsus, mõned tunnevad abi vannide tegemisest, külma-sooja vanni vaheldumise tegemisest, jalgade hõõrumisest ja on ka siis medikamentoosne ravi, dopamiini agonistid on valikuks number 1. Nüüd natukene teine on seis Parkinsoni tüvega patsientidel. Nendel on rahutute jalgade sündroom rohkem siis meestel, kui üldpopulatsioonis oli rohkem naistel ja ei ole nii väga seotud ferritiiniga. Parkinsoni tüve patsientidel tuleks siis üle vaadata ka raviskeem, et on ravimeid, mis rahutuid jalgu võivad soodustada. Ja selles mõttes, et ravikäsitlus on sarnane, et õhtune dopamiini agonist või levodopa. Ja koos rahutute jalgadega on veel omaette selline nagu alaunehäirete liik, need on siis need perioodilised jäsemeliigutused, kui inimene ühel ööl siis toimub selline ühe tunni jooksul korduvalt öö jooksul siis jalalaba või harvem ka põlvest ja puusast painutamine, et ka inimene ise seda ei pruugigi otseselt teada ja märgata, aga see ka muudab sellist loomulikku und, et teeb une katkendlikuks ja inimene võib päeval unine olla. Nüüd REM uneaegne käitumishäire, et kui ma enne mainisin, et milline see REM uni on, mis seal toimub, et keha on justkui nagu halvatud seisundis, ainult siis silmad aktiivselt liikuvad, siis patoloogia korral on see, et REM une ajal inimese keha ei ole halvatud, vaid ta on täiesti suuteline käsi-jalgu liigutama ja ta elab oma unenägusid reaalselt siis käte-jalgadega vehkides elab neid unenägusid läbi. Mis tõttu see probleem võib häirida kõvasti siis voodipartnerit, kes võib kogemata siis saada haiget, patsient võib ise ennast ka vigastada loomulikult. Et iseloomulik ongi siis see, et ta häälitseb, märatseb, võib olla siis vägivaldne, hommikul on voodi pahupidi. Et seda on siis üldpopulatsioonis väga vähe, 2%, aga Parkinsoni tüvega patsientide korral on teda palju rohkem. Ja ongi leitud, et ta võib olla ka selline nagu nähtus või seisund, mis tekib juba palju aega enne, kui diagnoositakse Parkinsoni tõbi, et ta võib olla nii-öelda siis premotoorne nähe või ilming.
Ja mida pikemalt on Parkinsoni tõvi kestnud, siis seda enam võib see REM-uneaegne käitumishäire süveneda. Selle seisundi käsitluses on siis ülioluline üle vaadata, mis ravimeid haige veel võtab, sest et on ka ravimeid, mis võivad siis soodustada seda REM-une käitumishäiret. Aga võib-olla siis see kõige olulisem on teha voodi turvaliseks, et inimene ei saaks ennast vigastada. Ilmselt ei ole mõistlik koos magada teise inimesega, aga tulebki välja selgitada, et mis võivad need teised kaasuvad haigused olla, et sellest siis sõltub ravimi valik ka, et näiteks obstruktiivse uneapnoe korral teatud ravimid, mida võib-olla muidu kasutaks REM-uneaegse käitumishäire korral, ei ole head, võivad uneapnoed hoopis süvendada. Siis päevane liigne unisus on tegelikult ka üks omaette unehäire liik, et teda on väga paljudel Parkinsoni tõvega patsientidel, üldpopulatsioonis oluliselt vähem. Et see on siis olukord, kui patsient ei suuda, või ütleme, et tunneb ennast päeval väga unisena, ei suuda uinumisele vastu võidelda ja või võivad tekkida täiesti sellised äkkuinumised, et ebasobivates olukordades vajub unne. Ja ka seda ilmingut peetakse üheks varajasemateks Parkinsoni tõve nähtudeks, mis võib siis alata juba hoopiski enne, kui lõpuks diagnoositakse Parkinsoni tõbi. Päevase liigse unisuse taga võivad olla mõned Parkinsoni tõvega seotud ravimid, võib olla meeleoluhäired, ärevus, võib olla see, et inimene on magamata seoses öiste unehäiretega, on ta päeval lihtsalt nii üleväsinud. Ja tagajärjeks on siis see, et patsiendi, ütleme siis selline teovõime, vaimne töövõime, et need kõik on ikkagi oluliselt alanenud, elukvaliteet sealhulgas muidugi ka. Päevase liigse unisuse võteteks on jällegi nagu siin korduvalt juba, et unehügieen üle vaadata, et päeval magamist pigem vältida ja vajadusel siis on ka ravimid, mida võib proovida arsti kirjutusel siis. Ja lõpu korral olen juba, et ka öine urineerimine, liigne urineerimine võib olla tõsiselt und häiriv, kui inimene peab ikkagi korduvalt öösel voodist püsti tõusma, tualetti jõudma, kuna ta tunneb vajadust urineerimiseks. Et ka see mõjutab meie sellist kosutavat und, me ei maga nii sügavalt ja see on väga levinud Parkinsoni tõvega patsientidel, et üks sagedasemaid mittemotoorseid nähtusid oli see ka siis Tartu epidemioloogilises uuringus paar aastat tagasi. Öise urineerimise taga võib olla ühelt poolt see, et põis on üleaktiivne või siis on see, et näiteks meestel siis eesnääre on suurenenud, on häiritud siis normaalne põie väljavool või ka siis mingid muud uroloogilised põhjused või on see seotud hoopiski teiste krooniliste haigustega, südamepuudulikkusega või neerupuudulikkusega või diureetikumide tarvitamisega, uneapnoe soodustab ise juba öist sellist liigset uriiniteket ja ka alkohol ja kofeiin. Ja käsitluses on siis oluline just selgitada välja, mis need patsiendi teised haigused on, et kas need võivad olla seotud öise urineerimisega, aga lihtsam, millest ise inimene saab alustada, ongi see, et ta teadlikult siis vedelikku õhtul tarbib teadlikult vähem, alkoholi, kohvi piirab ja peavoodis magab kõrgemalt. Seda on näidatud, et see on seotud siis väiksema sellise uriinieeritumisega. Või siis ka ravimid, mida siis uroloogid, gynekoloogid, neuroloogid, perearstid saavad kirjutada. Ja jõudsingi lõppu, et ükskõik kui vana inimene on, ta vajab und, see on meie funktsioneerimiseks ülioluline. Lihtsaimaid võtteid, et oma und hoida, need on väga lihtsad ja neid saab inimene ise teha. Et kõik need lõõgastumisnipid, teadlikult
teadlikult toimetada õhtuti, vältida mingeid asju just võtta kasutusse. Unehäirete alaliike on mitmeid, et ei ole mitte, et on lihtsalt üks unehäire, vaid neid on erinevaid tüüpe ja neid diagnoosib siis täpsustab arst, millega tegu on, vajadusel saadab teise spetsialisti juurde, vajadusel korraldab siis ravi.